Tere tulemast vaatama maailma populaarseimat telemängu. See on Real Villak. Tänase saate mängijad on teie ees. Indrek Paljak 137. A-klassist. Indrek mängib sulgpalli ning on ka Reformi noorte juhatuses. Lisaks on ta elanud 4 aastat Poolas. Andreas Kepp 137. B-klassist. Andreas on niisama mõnus mees ja sattus Real Villaku saatesse kogemata. Ragnar Kranberg 137. C-klassist. Ragnar on Tallinna Reaalkoolis käinud juba eelkoolist saati. Ühesõnaga on tegu läbi ja lõhki realistiga. Peale põhikooli lõpetamist käis ta aasta Põhja-Norras lõhesid püüdmas. Saatesse tuli Ragnar, et C-klassi lippu kõrgel hoida ning eesmärgiks on seatud koht finaalis. Teid tervitab saatejuht Karl-Joosep Randveer. Tere, head mälumängusõbrad! Vaatame üle Villaku saateosa mängulaua. Panused on 10-50 ja tänased teemad on vilistlased, Real, Estonia puiestee, Lurich ja kes seda ütles. Soovin kõigile mängijatele mänguks palju edu ja loositahtel alustab valimisega Ragnar. Ragnar, mis on sinu küsimus? Soovin küsimust Estonia puiestee 10. Selle haljasala endine nimetus oli 16. oktoobri park. Ragnar, palun. Mis on Tammsaare park? Ja see on õige vastus. Vali järgmine küsimus. Palun Estonia puiestee 20. Nõukogude okupatsiooni ajal kandis see kool 7. keskkooli nime. Indrek, palun. Mis on Tallinna Inglise kolledž? Ja see on ka õige vastus. Indrek, mis on sinu järgmine küsimus? No võtame Estonia puiestee 40. Selle keskuse asemele ehitati Solarise keskus. Ragnar, palun. Mis on Sakala keskus? Ja Sakala keskus on täiesti õige vastus. Mis on sinu järgmine küsimus? Palun Estonia puiestee 30. Eesti Panga A-korpuse iseseisvussaalis seisval maalil on kujutatud just selle komitee liikmeid. Ragnar, palun. Mis on päästekomitee? Ja päästekomitee on täiesti õige vastus. Võta järgmine küsimus. Ja lõpetame Estonia puiestee ära, Estonia puiestee 50. Eesti Teaduste Akadeemia endise hoone esimesel korrusel tegutseb nüüd just see kiirtoidurestorani kett. Ragnar, palun. Mis on Subway? Ja Subway on täiesti õige vastus. Vali järgmine küsimus. Palun vilistlased 10. Blogija, kelle alias on Paljas porgand. Andreas, palun. Vot, seda ma küll ei tea. Selge. Kas on veel pakkumisi? Tundub, et pakkumisi ei ole ja õige vastus on, kes on Merilin Taimre. Järgmine küsimus. Vilistlased 20. Sotsiaaldemokraatide esimees aastatel 2015 kuni 2019. Indrek. Kes on Jevgeni Ossinovski? Ja see on ka õige vastus. Mis on sinu järgmine küsimus? Võtame vilistlased 30. Endine Star FM-i hommikuprogrammi saatejuht ning laulu Turvamees autor. Ragnar, palun. Kes on Allan Roosileht? Ja Allan Roosileht on tõesti õige vastus. Vilistlased 40, palun. 20. sajandil ühiskonna kriitilisi teoseid loonud helilooja. Õige vastus on, kes on Veljo Tormis. Lähme edasi. Palun, kes seda ütles? 10. Kool. Nutate ja käite.
Indrek, palun. kes on Piret Karu? Kahjuks see on vale vastus. Kas on veel pakkumisi? Tundub, et ei ole. Õige vastus on, kes on Piret Otsa. Järgmine küsimus. Palun, kes seda ütles? 20. Mina ei tea sinu nime. Sina ei tea vastust. 1-1. Kas ka siin ei ole mitte ühtegi pakkujat? Tundub nii. Õige vastus on, kes on Anu Kell. Järgmine küsimus. Palun, Luurich 10. Nii nimetatakse inimest, kes valdab mitut keelt. Ragnar. Kes on polüglott. Ja see on ka täiesti õige vastus. Lähme edasi. Palun, Luurich 20. Sellest tormi poolt räsitud kirikutorniga alevikust, mille nimes sisaldub Jeesuse ema nimi, on pärit Georg Lurich. Ragnar. Mis on Väike-Maarja? Ja see on ka täiesti õige vastus, mis on Väike-Maarja. Vali järgmine küsimus. Palun, Luurich 30. See Soome päritolu Tartu kirjanik kirjutas laste kriminulli Kuldne Lurich. Indrek, palun. kes on Mikko Kerenen? Ja see on ka täiesti õige vastus. Võta järgmine küsimus. Luurich 40, palun. Selles Tallinna linnaosas paikneb Lurichi kvartal. Tundub, et siia ei ole vastajaid. Õige vastus on, mis on Lasnamäe või Ülemiste City. Läheme aga edasi. Luurich 50, palun. Lurich suri sellesse löövet tekitavasse bakteriaalsesse nakkushaigusesse, mida vanarahvas kutsus soetõveks. Indrek, palun. Mis on Rõugad? See on vale vastus. Kas ei ole rohkem pakkumisi? Tundub, et ei ole. Õige vastus on, mis on tüüfus. Aga võtta uus küsimus. Vilistlased 50. Aasta advokaat 2017, kes kannab oma male suurmeistrist vanaisaga sama nime. Ragnar, palun. Kes on Paul Keres? Tõepoolest, kes on Paul Keres? Vali järgmine küsimus. Palun, Real 10. Loodusteaduste ja matemaatika üldnimetus. Ragnar, palun. Mis on reaalained? Tõepoolest, mis on reaalained? Võta järgmine küsimus. Real 20. Ratsionaal- ja irratsionaalarvude üldnimetus. Indrek, palun. Mis on reaalarvud? Tõepoolest, mis on reaalarvud või reaalarv? Läheme aga edasi. Reaal 30, palun. Tegevuse või sündmuse toimumise tegelik aeg. Indrek, palun. Reaalaeg? Ja tõepoolest õige vastus on, mis on reaalaeg. Läheme edasi. Real 40, palun. Kaupade ja teenuste hulk, mida saab osta nominaalpalga eest. Tundub, et siin ei ole pakkumisi. Õige vastus on, mis on reaalpalk. Vali järgmine küsimus. Real 50, palun. Arvestab tegelikkust, jättes aated kõrvaliseks. Indrek, palun. Mis on realism?
see ei ole õige vastus. Kas on veel pakkumisi? Õige vastus on, mis on reaalpoliitika. Võta järgmine küsimus. Kes seda ütles 30? Lehis on selline lehtpuu, mis langetab okkad. Tundub, et siia pakkujaid ei ole. Õige vastus on, kes on Piret Karu? Võta järgmine küsimus. Kes seda ütles 40? Rääkides jalgpalluritest, kes teatavasti ei kuulu normaalsesse seltskonda. Ragnar, palun. Kes on Meelis Songe? Ei ole õige vastus. Kas on veel pakkumisi? Õige vastus on, kes on Tuuli Talviste? Võta järgmine küsimus. Kes seda ütles 50? Kui 9. klassis on tunnis lärm ja keegi mind ei kuula, siis piisab sellest, kui kirjutada tahvlile ühiskatsete kuupäev ja kohe on asi kontrolli all. Andres, palun. Kes on Toomas Reimann? Ja tõepoolest, kes on Toomas Reimann, on õige vastus. Aga nüüd, kuldvillak on poole peal ja topeltvillak ootab kohe ees, aga enne veel küsime mõned küsimused tänastelt saateosalistelt. Niisiis, Indrek, kas sa arvad, et selles mängus on suurem roll teadmistel või õnnel? Ma arvan, et mõlemat läheb vaja, aga eks osaliselt oleneb ikkagi õnnest ka, et päris mitu korda on siin olnud niimoodi, ma vaatan, et vähem kui poole sekundi küsimus, et kes vajutab sellele nupule esimesena. Selge. Aga Andreas, kas tulid mänguplaaniga võita või hoopis saada uusi teadmisi ja ennast arendada? Ma arvan, ma tulin ikkagi toredate inimeste pärast, kes siin on ja saatejuht oli ka väga tore ja see oli selline... Siis tuli otsus, et kindlasti tuleks tulla. Selge. Aga Ragnar, kuidas sa valmistasid end tänaseks mänguks ette? Ega siin mingit suurt ettevalmistust ei olnud, kõik vana rasva pealt. Selge. Väga põnev. Ja vaatame üle topeltvillaku mängulaua ja muidugi ka panused on topelt, nimelt 20–100 punkti. Topeltvillaku teemad on Russalka, Saared, Eesti filmiklassika, Pandeemia ning videovillak. Villaku saateosa lõpuks on esimesel kohal Ragnar punktiskooriga 210 ja teisel kohal Andreas punktiskooriga 40. Tahapoole on jäänud Indrek 10 punktiga. Valimist alustab suurima punktisummaga mängija ehk Ragnar. Ragnar, mis on sinu poolt eelistatud küsimus? Palun Eesti filmiklassika 20. Sellest filmist on pärit tsitaat. Ütle talle, et me oleme Tallinnast. Ütle talle, et me maksame. Indrek, palun. Mis on Siin me oleme? Tõepoolest, mis on Siin me oleme? Mis on sinu järgmine küsimus? Saared 60, palun. 1998. aasta sügisel asutatud Eesti rockbänd, mis kannab Eesti suuruselt teise saare ajaloolist nime. Indrek, palun. Mis on Taagö? Tõepoolest, mis on Taagö? Võta järgmine küsimus. Saared 80, palun. Eesti põhjapoolseim saar. Indrek, palun. Mis on Vaindloo? Tõepoolest, mis on Vaindloo? Lähme edasi. Saared 100, palun. Lennart Meri esitas oma raamatus Hõbevalge just selle saare nime etümoloogia kohta hüpoteesi. Ragnar, palun. Mis on
Saaremaa. tõepoolest, mis on Saaremaa või Tuule? Lähme aga edasi. Palun Eesti filmiklassika 40. Selles 1981. aasta filmis täitis hiljuti oma 90. juubelit tähistanud Ita Ever Moori rolli. Ragnar, palun. Mis on Nukitsamees? Tõepoolest, mis on Nukitsamees? Lähme edasi. Palun Eesti filmiklassika 60. Eesti vaadatuim linateos kinodes aastast 2019. Indrek, palun. mis on Tõde ja õigus? Jah, mis on Tõde ja õigus? Järgmine küsimus. Saared 40, palun. Maailma suurim saar. Indrek, palun. Mis on Austraalia? Ei ole õige vastus. Ragnar, palun. Mis on Gröönimaa? Tõepoolest, mis on Gröönimaa? Lähme edasi. Palun videovillak 10. Videovillak 20. 20, vabandust. Selle riigi mütse kandsid 135. lennu 5 poissi ühel nähtud piltidest. Ragnar, palun. Mis on Usbekistan? Mis on Usbekistan? See on õige vastus. Vali järgmine küsimus. Palun videovillak 40. See tuntud reaalkooli vilistlane saatis videol Anette Andersood klaveril. Tundub, et ei ole pakkujaid. Õige vastus on, kes on Maian Lomp. Võta järgmine küsimus. Palun videovillak 60. Küsimus teile mütsiga noormees, võib-olla noor sand. Keda või mida te omate 12 aasta pärast? Oi, auto, maja, auto, maja, suvila, naine, lapsed, koer, kass. Jäi või midagi vahele? Oodake, saun ka. Seda soovis mütsiga noormees 12 aasta pärast omada peale auto, maja, naise, laste, koera, kassi ja sauna. Tundub, et pakkumisi ei ole. Õige vastus on, mis on suvila? Võta järgmine küsimus. Palun Eesti filmiklassika 80. Rullnoklusest ja jõmlusest rääkiv 2006. aastal ilmunud mängufilm. Andres, palun. Mis on tulnukas ehk Valdise päästmine 11. osas? Tõepoolest, see on õige vastus. Võta järgmine küsimus. Eesti filmiklassika 100. Samanimelise ulmeromaani ainetel valminud Grigori Kromanovi film, mille võtted toimusid Kasahstanis. Indrek, palun. Mis on hukkunud alpinisti hotell? Tõepoolest, see on õige vastus. Võta järgmine küsimus. Saared 20, palun. Viljandis sündinud majandusgeograaf, kes on õpetanud ka Arte gümnaasiumis ja EBS-is. Ragnar, palun. Kes on Ene Saar? Tõepoolest, kes on Ene Saar? Võta järgmine küsimus. Palun Russalka 20.
Sellest süsinikku sisaldavast rauasulamist oli tehtud soomuslaev Russalka. Tundub, et ei ole pakkujaid. Õige vastus on, mis on teras? Läheme edasi. Palun, Russalka 40. Sinna linna oli teel soomuslaev Russalka, kui see uppus. Ragnar, palun. Mis on Kroonlinn? Ei ole õige vastus. Indrek, palun. Mis on Helsingi? Tõepoolest, mis on Helsingi? Pandeemia 20, palun. Esimese maailmasõja ajal levinud viirus, mis sai oma nime selle sõjas neutraalse riigi järgi. Indrek, palun. Mis on Hispaania katk? Tõepoolest, mis on Hispaania katk või Hispaania gripp? Läheme edasi. Pandeemia 40, palun. Euroopast kaasa toodud lööbeline viirushaigus tappis ligi 90% põlisameeriklastest. Indrek, palun. No, ma seekord pakun, et äkki seekord on rõuged. Mis on rõuged? Tõepoolest, mis on rõuged? Läheme edasi. Pandeemia 60, palun. Novellide kogumik, kus grupp noori pageb Firenzest katkupuhangu eest eraldatud villasse. Tundub, et ei ole pakkumisi. Õige vastus on, mis on Decameron. Läheme edasi. Pandeemia 80, palun. Füüsik, kes töötas oma tuntud seadused välja suure Londoni katkupuhangu eest varjudes. Indrek, palun. Kes on Isaac Newton? Tõepoolest, kes on Sir Isaac Newton? Pandeemia 100, palun. Viirus, mis 2017. aasta mais suutis halvata suure osa Briti tervishoiusüsteemi arvutitest. Indrek, palun. Mis on WannaCry? Ja see on ka õige vastus. Mis on WannaCry? Mis on sinu järgmine küsimus? Russalka 60, palun. Seda laevaosa sümboliseerib Russalka mälestusmärgi hallist graniidist alus. Tundub, et pakkumisi ei ole. Õige vastus on, mis on laevanina? Jätkame mänguga. Palun Russalka 80. Selle linna kunstiakadeemia lõpetas Russalka kuju skulptor Amandus Adamson. Andres, palun. Mis on Moskva? Kahjuks see on vale vastus. Kas on veel pakkumisi? Õige vastus on, mis on Peterburi või Peterburg. Jätkame mänguga. Võtaks Russalka 100, palun. Selles linnas, mis sai oma linnaõiguse aastal 1783, asub Amandus Adamsoni muuseum. Indrek, palun. Mis on Paldiski? Ja see on õige vastus. Mis on Paldiski? Palun videovillab 80. Hydromatic. Ultramatic. Why could be grease lightning? Grease lightning. Get some overhead lifters and 4-bell quads, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut off and chrome-plated rods, oh yeah. We get already. Seda marki auto oli sellel jõulupeoks valmistatud reaalkooli poiste videos. Andres, palun. Mis on BMW?
tõepoolest, mis on BMW? Vali järgmine küsimus. Videovillak 100, palun. Olete oodatud siis 13. 14. Tallinna Reaalkooli kohtumiseni. Nagu 2017. aastal on ka sel konverentsil 3 rõhuasetust. Seda värvi lilled olid direktor Ene Saare laual. Andres, palun. Mis on roosa? Tõepoolest, mis on roosa on õige vastus. Ja topeltvillaku saateosa on läbi ning enne, kui liigume edasi kuldvillaku küsimuse juurde, vaatame üle auhinnad. MyFitness on pannud igale osalejale välja 2 tasuta proovitreeningut ja Karl Fatser pakub kõigile šokolaadi ja maiustusi. Lisaks kingib igale finalistile Chaga Health pudeli kibuvitsa eliksiiri ning turniiri võitja saab 30 € väärtuses minna kohvik Cookerisse maiustama. Auhinnad on teada ning nüüd on aeg kuldvillaku küsimuseks. Aga enne punktid. Punktiseisud on järgmised. Esimesel kohal on Indrek 670 punktiga, teisel kohal Ragnar 390 punktiga ja kolmandal kohal Andres 220 punktiga. Tänase kuldvillaku küsimuse kategooria on kolooniad. Palun märkige üles oma panused. Selle tänapäeva riigi valdustel asunud kubermang omas kolooniaid nii Kariibi meres, Tobagol kui ka Gambia jõesaarel. Ja teie aeg on läbi. Indrek, mis punktisumma peale mängisid? Mina mängisin 160 peale. Ja kuidas vastasid? Mina vastasin, mis on Läti. Ja mis on Läti on tõepoolest õige vastus. Andreas, mis punktisumma peale mängisid? 120. Ja kuidas vastasid? Inglismaa. Kahjuks on see vale vastus. Kuid Ragnar, mis punktisumma peale mängisid? Mina mängisin 380 punkti peale. Ja kuidas vastasid? Vastasin Portugal. Kahjuks ka tõepoolest see vastus on vale. Ning vaadates punktisummasid on võitjaks Indrek. Ja sellega on tänane saade lõppenud ja soovime õnne võitjale. Kohtume juba järgmisel nädalal.